Tere päevast, head kolleegid! Me alustame Riigikogu täiskogu 6. istungjärgu 6. töönädala esmaspäevase istungiga. Ja head kolleegid, kõigepealt palun kohaloleku kontroll. Kohale on end registreerinud 65 Riigikogu liiget, puudub 36. Järgnevalt päevakorra täpsustamine ja kinnitamine. Arupärijad on teinud ettepaneku arvata tänase istungi päevakorrast välja teine, kolmas ja neljas päevakorrapunkt, milleks on arupärimistele number 798, 813 ja 817 vastamine. Järgnevalt Toomas Uibo, palun. Ja aitäh, et Eesti 200 teeb ettepaneku vahetada ära kolmapäeval, 22. oktoobril kolmas ja neljas punkt omavahelised järjekorrad, et neljanda punkti menetleks enne ja siis kolmanda punkti neljandana. Tuleneb see sellest, et ettekandjal, ministril on natuke logistilised probleemid võib-olla jõudmaks õigeks ajaks. Aitäh! Selge, suur tänu. Kui keegi selle vastu ei ole, siis on võimalik vahetada ära kolmapäevased kolmas ja neljas päevakorrapunkt. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees. Meie fraktsioon kindlasti selle vastu ei ole. Aga me sooviksime lisaks ka teha ettepaneku, mis puudutab tänast päeva. Ja mis puudutab esimest punkti OE 672, et sooviksime seda arutada järgmisel või ülejärgmisel nädalal. Aitäh. Selge, te teete siis ettepaneku arvata see käesoleva nädala päevakorrast välja. Selge. Aitäh. Kalle Grünthal, teil on ka ettepanek päevakorra projektiga seoses, aga teil ei ole oma eelnõusid. Aitäh, lubate mul ka vaeva. Aga ma annan teile võimaluse sõnavõtuks koha pealt. Mina vaidlen vastu selle kolmanda ja neljanda punkti äravahetamise osas kolmapäevasel päeval. Te ütlesite, et kui juhul, kui keegi vastu ei ole, mina olen vastu. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg. Te kahjuks ei ole fraktsioon. Kui fraktsiooni esimees või aseesimees väljendab oma selget fraktsioonipoolset seisukohta, siis ta saab öelda, et ta ei saa olla selle ettepanekuga nõus. Aga kuna teie ei kuulu fraktsiooni ja te ei kuulu ka fraktsiooni juhtkonda, siis vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele, et ei saa kahjuks selle kohast keelduvat seisukohta esitada. Nii et midagi ei ole teha. Ma saan aru, et teil on tegelikult pigem küsimus nüüd protseduuriline, et siis pange see käsi püsti, et siis ma saan teilt protseduurilise küsimuse võtta. Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Selle selgituse eest, aga siis mul jääb küsimuseks, et miks pärast siis fraktsioonitud on siin päris palju ju. See tähendab tegelikult seda, et osade Riigikogu liikmete töö on ju sellisel antud juhtumi puhul täiesti välistatud, kuigi Riigikogu liikmed on ju kõik ka võrdsed jälle. Kas see ei tundu, et siin on mingisugune põhiseaduse ebakõla? Ei ole kuskil öeldud seda, et Riigikogus saavad ja tohivad esineda ainult fraktsioonid teatud küsimuste aruteludel või siis teatud küsimuste lahendamisel ja otsustamisel. Ma ei saa aru praegu teie selgitusest, kas see on siis ikkagi põhiseadusepärane või mitte. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg! Ma arvan, et see on täiesti põhiseadusepärane, sellepärast et see lähtub meie Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvist 54 lõige 3, mis ütleb, et pärast päevakorra teatavaks tegemist võib seda täiendada üksnes juhul, kui ükski fraktsioon ei ole selle vastu, välja arvatud siis
käesoleva seaduse paragrahvis 56 ette nähtud juhtudel ja seda te võite siis ka ise vaadata, et mida paragrahv 56 täpselt ütleb. See kõik, mis me siin teeme, on põhiseaduspärane, hea kolleeg, et vastavalt sellele on kokku pandud ka Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Nii, head kolleegid, aga meil on siis päris mitu muudatust käesoleva nädala päevakorras pärast seda, kui me oleme kuulanud ära saalikutsungi ja asume hääletuse juurde. Ma tutvustan veel kord kõiki muudatusi käesoleva nädala päevakorra projektis. Head kolleegid, arupärijad on teinud ettepaneku arvata selle töönädala päevakorrast välja tänase istungi teine, kolmas ja neljas päevakorrapunkt, milleks on arupärimistele number 798, 813 ja 817 vastamine. Algatajate ettepanekul jääb käesoleva nädala päevakorrast välja tänane esimene päevakorrapunkt, milleks on siis Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 9%-le eelnõu 672 ning Eesti 200 fraktsiooni ettepanekul vahetatakse käesoleva nädala kolmapäevase istungi päevakorras omavahel ära kolmas ja neljas päevakorrapunkt, milleks on siis eelnõude 719 SE ja eelnõu 669 SE menetlemine. Ning koos nende muudatustega panen hääletusele käesoleva töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Päevakorra kinnitamise poolt on 62 Riigikogu liiget, vastu 3, erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud. Ja nüüd, head kolleegid, on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi ning palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson. Palun!
Austatud esimees, hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust taristuminister. Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise seaduses ette nähtud korras. Ja asume tänase päevakorra juurde. Nagu te juba eelnevalt kuulsite, siis päevakorra esimene punkt, eelnõu 672 OE on päevakorrast välja arvatud. Samamoodi ka päevakorra teine punkt, arupärimine number 798 on päevakorrast välja arvatud. Ka kolmas punkt, arupärimine number 813 on päevakorrast välja arvatud ja ka neljas päevakorrapunkt, arupärimine number 817 on tänase töönädala päevakorrast välja arvatud. Sellega me oleme käesoleva töönädala päevakorra läbi vaadanud. Ja head kolleegid, sellega ei ole veel tänane istung lõppenud, sellepärast et kohe pärast haamrilööki on võimalik kõigil soovijatel registreerida end Riigikogu vabas mikrofonis. Ja kõnesoove on ning palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Aivar Kokk, palun. No nii, kuule, ma olen nüüd väga pettunud. Ma tulen siia, ma tean, et enamus Riigikogu liikmed kandideerisid, olid öösel üleval. Ja mida teeb Keskerakond? Mis toimub? Ma küsin, mis toimub? Me tuleme siia kaitsma seda, et oma inimeste eest ja kas tõesti ainult enne valimisi? Kas tõesti enne valimisi on ainult see lubadus, et toiduainete käibemaks on 9%? Ja nüüd me tuleme siia, me oleme Andresega siin niivõrd tugevalt valmis olnud kaitsma seda eelnõud ja ei mitte midagi. Ma olen isegi neid ma väga ei usu. Ma ausalt väga ei usu, sest sotsiaaldemokraadid võtsid ka siit kõik järelpärimised tagasi. No kuidas niimoodi? Mul on ikka tõesti piinlik tunnistada seda, et selline olukord on. Üle pika aja ma olin nõus seda eelnõud kaitsma tulema ja toetama. Ma loodan, et see on viimane kord, sest alles hiljuti oli see, kui oli 3:12 öösel automaksuga, astusid ka siit sõbrad ära, et nii ei tohiks teha. Riigikogu liikmed tahavad. Reformierakond oli täna valmis toetama, sest ega linnas on segadused praegu, Tallinna linnas võimusegadused. Ma usun, et täna oleks läinud see eelnõu esimesel lugemisel läbi. Kuule, kõik head. Suur tänu. Ja järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Lauri Laats, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. No ma saan aru, et Isamaa liikmel Aivari on selline peale valimisi meeleolukas selline joovastav tunne võib-olla, aga ma arvan, et naljad tuleb kõrvale jätta ja tegelikult tuleb rääkida ikkagi nendest asjadest, mis inimestel läheb korda. Ja ma arvan, et käibemaksu langetamine toiduainetele kindlasti läheb inimestel korda ja selle küsimusega me väga tõsiselt ka Riigikogus tegeleme. Ja vaadates täna lihtsalt Riigikogu istungite saali ja nii nagu ma märkasin, siis tegelikult oli kohal ainult 60 Riigikogu liiget. Meie fraktsioon oli peaaegu täiskoosseisus kohal. Nii et loomulikult me nägime seda, et siin saalis ei ole seda enamust, kes toetaksid meie eelnõud ja seetõttu me võtsime ka tagasi. Nii et Aivar, suured tänud, et ka teie kolmekesti esindate täna Isamaa fraktsiooni, aga kui te oleks võtnud tõsiselt meie seaduseelnõud, siis oleks te ikkagi täiskoosseisus täna esindatud olnud. Nii, head sõbrad, head Eestimaa inimesed. Ma sooviks Eesti Keskerakonna poolt tänada teid. Need valimised olid olulised, need valimised, kohalikud valimised
olid kindlasti protestivalimised, protest selle osas, mis toimub riigis ja loomulikult ka Tallinnas ja teistes kohalikes omavalitsustes, kus on nii Reformierakond kui ka Eesti 200 ju võimul. Rahvas on rääkinud ja mul on väga hea meel, et seekord oli meie inimesed aktiivsed, lausa 60% osales ja ütles oma häälega ühe või teise erakonna suhtes, et jah või ei. Ja Keskerakond võitis need valimised. Keskerakond võitis nii Tallinnas kui ka riigis. Rahvas usaldab meid ja selle eest teile suured tänud. Me jätkame oma võitlust. Aitäh teile! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sellega sulgen vaba mikrofoni ja ühtlasi on lõppenud ka meie tänane Riigikogu istung.